Selle video eesmärgiks on anda ülevaade testitulemuste tagasiside struktuurist ja toon välja mõned aspektid, millele võiksite vestluse ajal keskenduda. Samuti toon välja mõned näidisküsimused, mida võite kasutada. Kui te olete juba kogenenud tagasiside andjad, siis on täiesti okei, kui igalühel tekib oma käekiri tagasiside andmisel. Kasutage seda videot inspiratsiooniks ja mida rohkem te tagasiside vestluseid läbi viite, seda kergemaks tagasiside andmine aja jooksul läheb. Kui te viite läbi testitulemuste tagasiside vestlust, siis testitäitja vastuste tõlgendamisel on oluline jälgida, milliseid näiteid toob kandidaat, kas on sisuline vastavus küsimusele ja hinnatavale isiksuse omadusele, milline on kandidaadi sõnakasutus, kas viitab iseloomulikele isiksuse omadusele või mitte, milline on kandidaadi kehakeel ja kõnelemisviis. Näiteks, kui tundelaad on testil kõrge, aga testitäitja on tagasiside vestluse ajal ise närviline, näost punane, siis see tulemus ei pruugi viidata kõrgele tulemusele tundelaadi skaalal. Testitulemuste tagasiside andmisel luuakse kõigepealt kontakt, tutvustatakse testi, käsitletakse testitulemusi ning tehakse seejärel kokkuvõte. Mõned sobivad kontakti loomise küsimused võivad olla näiteks, kuidas läks, kuidas olid teste täita, millised on teie muljed testide täitmisest. Juba avaküsimus võib tuua palju infot. Näiteks võimekustestis kõrgete skooridega inimesed ütlevad tavaliselt, et oli huvitav testi täita ja tahaks õigeid vastuseid teada. Madalate skooridega inimesed sageli ütlevad, et aega oli vähe, test oli raske, töö juures nad selliseid ülesandeid ei lahenda. Osa inimesi on mures testitulemuste pärast. Enamasti on nende tundelaad siis ka alla keskmise. Keskmisest madalama suhtlemisviisiga inimesed võivad pahandada, milleks nad sellist testi üldse tegema pidid. Lisaks võib küsida, kas teil on varasemaid kogemusi testide täitmisega? Näiteks varasem kogemus võib mõjutada mitmel viisil. Kui testitäitjal on palju kogemusi, siis tõenäoliselt on tal vaimse võimekuse testi täitmisel teatav eelis, tal on teatav treenitus. Muuhulgas ta võib kiiremini taibata, milline on parim taktika testi täitmiseks. Kes on kogenud testitäitja, tunneb tõenäoliselt vähem ärevust. Samas varem madalaid skoore saanud inimesed võivad olla rohkem ärevil. Kui testitäitjal on varasemaid kogemusi, võib küsida, kas tänased tulemused lähevad kokku varasematega. Kui varem on täidetud kvaliteetseid teste, siis peaksid tulemuste suurusjärgud olema enam-vähem sarnased. Kui kandidaat ei täitnud teste koha peal, võiks uurida ka testi täitmise tingimuste kohta. Mis tingimustes testi täitsite, mis kellaajal, kas oli segavaid faktoreid, kas saite rahulikult keskenduda, kas miski häiris teid testi täitmise jooksul. Küsimused on vajalikud selleks, et veenduda, mis tingimustes testid täideti. Kui näiteks testitäitjat segati, ta täitis testi väga hilisel kellaajal või täitis kiirustades pikkade pausidega, näiteks isiksuse küsimustiku puhul, siis see kõik võib testi tulemust mõjutada ja oluline on sellest tõlgendamisel teadlik olla. Testi tulemuste käsitlemisele annab professionaalse raami testi korrektne tutvustamine. Näiteks, te täitsite triipodi isiksuse küsimustiku tripod persona. See test on Eestis välja töötatud ning põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud 5-faktorilisel isiksuse mudelil. Testi on täitnud üle 7000 Eesti spetsialisti. Teie tulemused on esitatud võrdluses nende inimestega. Nii on võimalik kirjeldada teie unikaalset isiksuse profiili. Enne tulemustest rääkimist võiks tutvustada testi üldist struktuuri. Selleks sobib väga hästi testitäitja raporti viimane lehekülg, kus on esitatud individuaalne tulemuste profiil. Näiteks, siin on näha, et test mõõtis 5 põhiskaalat. Igal skaalal on 3 alaskaalat. Tulemused on esitatud standardskaalal 0-100, kus vahemik 40–60, siis skaala keskosa, tähistab Eesti spetsialistide keskmist ehk kõige levinumat vastust. Testitulemuste tagasiside andmisel on 3 tüüpi küsimusi, mida kasutada. On tõlgendus ja reaktsioon, on mineviku küsimused. Nende puhul siis palutakse testitäitjal meenutada olukorda kandidaadi enda senisest kogemusest. Eesmärgiks on selgitada välja, kuidas ta siis käitus ja miks. Samuti võib olla oluline, kuidas ta toonast käitumist praegu näeb ja mida on sellest õppinud ja mis tasemele tänaseks arenenud. Tuleviku küsimused. See tähendab, et kandidaadile esitatakse küsimus tulevikus toimuda võiva olukorra kohta. Kirjeldatav olukord peaks olema seotud tegelike töös ette tulevate keerukamate olukordadega.
Ma toon siin videos näite tõlgendus ja reaktsioon tüübi kohta. Seda tüüpi küsimuse puhul selgitatakse kandidaadile testiskoori tähendust, kasutades näitlikustamiseks nii omaduse skaala üht poolt ja teist poolt, ehk siis madalat tulemust ja kõrget tulemust. Esiteks tuuakse mõni neutraalne või positiivne kirjeldus välja, millega kandidaadil on lihtne nõustuda. Seejärel tuuakse välja riskikohad ning jälgitakse kandidaadi reaktsiooni. Kui kandidaat noogutab või tema näoilme viitab, et kirjeldus kõnetab teda, saab neid teemasid lähemalt käsitleda. Selleks võib kasutada siis mineviku või tuleviku küsimusi. Näiteks, tundelaad ehk emotsionaalne stabiilsus näitab, milline on inimese närvisüsteemi tundlikkus. Keskmisest madalama skooriga inimesed on tundlikumad, kõrgema skooriga inimesed vähem tundlikud. Teie skoor on 30–40%, sellise skooriga inimesed on pigem tundlikud, märkavad paremini detaile, võivad paremini mõista teiste inimeste tundeid, reageerivad kiiremini kliendi rahulolematusele. Siin ma teeksin pausi ja jälgin testitäitja verbaalset ja mitteverbaalset reaktsiooni. Enamasti nad nõustuvad, juba noogutavad siis, kui ma seda kirjeldust ette loen. Kui midagi läheb kehvasti, neid kritiseeritakse või olukord on pingeline, tunnevad nad sagedamini selliseid emotsioone nagu kurbus, süütunne, piinlikkus, häbi, ärritavus, närvilisus ja nii edasi. Ma siin teeksin ka pausi ja jälgin testitäitja reaktsiooni. Seejärel ma küsiks, mis on teile omased emotsioonid sellistes olukordades? Testi tulemuste käsitlemisel on mõned soovitused, millega võite arvestada. Soovitav on testi tulemused enne tagasiside andmist läbi vaadata ning mõelda, millised on hinnataval ametikohal kõige olulisemad põhi- ja alaskaalad. Kõiki põhi- ja alaskaalasid tavaliselt tagasiside andmisel väga detailselt käsitleda ei jõua, kuna see oleks väga ajamahukas. Siiski saab vaadelda isiksuse jooni näiteks plokkidena, käsitledes korraga nii põhi- kui ka alaskaalasid. Kõige enam on mõtet küsimustega süveneda just nendesse näitajatesse, mis on ametikohal võtmetähtsusega või mille skoor jääb soovitud raamidest välja. Millised on küsimuse head tavad? Näiteks üks küsimus korraga. Lühem sõnastus on parem kui pikem. Info saamiseks pigem kasuta avatud, mitte suletud küsimusi ja täpsustamiseks kasuta suletud, mitte avatud küsimusi. Tagasiside andmise kokkuvõtteks võib testitäitjalt küsida, kas soovite veel midagi seoses selle testiga öelda? Kas teil on mulle veel küsimusi? Kui hästi see test kokkuvõttes teid ise loomustas? Ja soovi korral võite omalt poolt siis lisada lühikokkuvõtte, tuues välja kandidaadi peamised tugevused ja võimalikud riskid. Lõpetuseks võib alati tänada kandidaati selle pühendatud aja eest. See oli üks näide sellest, kuidas üles ehitada tagasiside vestlust. Mida rohkem seda proovida, seda läbi teha, seda tegelikult lihtsamaks see tagasiside andmine ka läheb.